viimase loona, kui ma mõtlen, et mis näiteks ka minu enda karjääri. Lugusid ma ju kirjutasin juba enne seda ja olen kirjutanud peale seda, aga mis moel või teisel vältimatult defineerib minu karjääri, on kindlasti Draakonite In the End There's Only Love, mille sünnilugu ei olegi nüüd teab mis selline nagu põnev või ekstraordinaarne, et me olime vist, me plaanisime, et teeme mingi laagri ja enne laagrit, et kas kellelgi on mingisuguseid demosid või mingeid mõtteid. Ja siis Erki saatis mulle selle kidra riffi põhja ja ma ei ütle, et see on nüüd liiga tihti ja seda ei ole ka liiga harva, aga seda ikkagi juhtub, kui sa kuuled seda ühte alguse sellist nagu vundamendi tükki ja sul ei tekigi peas enam mingisuguseid kahtlusi, et mida sa pead sellega tegema või kuidas sellest üks laul vormida. Et kogu see selline helgus ja kergus, mis seal sees oli, ma lihtsalt laulsin sinna peale nüüd kõige esimesed mõtted, mis mul pähe tulid ja lõpuks siis, kui me selle salvestasime, siis ei olnudki muud, kui sellest kinni hoida, et oleks võimalikult rõõmus, selline elujaatav ja positiivne ja seda öeldes see ei olnud selles mõttes nagu selline mingi teadlik asi, et nüüd me hakkame tegema mingit sellist rõõmsat laulu, aga lihtsalt kui see situatsioon mängib ennast sulle niimoodi ette, siis ära hakka sellega jamama, lihtsalt võta see vastu, lase nagu mõnes mõttes minimaalselt endast läbi, aga pane kõik endast sinna sisse ja siis voila, juhtus midagi, mis ma arvan, et muutis vähemalt meie 4 elu ja minu elu kardinaalselt.